periood, kui avavilja kõlab ja Nõmme Kalju keeruline see aasta vähemalt olnud järgi jõuda. Ja, aga peale seda derbi kaotust on ikkagi FC Flora reageerinud Männilaane peale saab löögile. Pall jääb värava ette, aga kedagi Kaljust ei tulnud jätkuks. Et kahe mängija vahelt läbi minna, et lootuses, et seal kahe kaitse vahel tekib selline arusaamatus, et mõlemad mõtlevad, et teine paneb selle keskmise tsooni kinni ja siis lõpuks just nurgalöök alasse. Kolobov saab pea vahel, aga pall jääb Henri Bergi kättesse. Tambedu ei saa seda kenasti klaariks, Kreida annab Tovstikule ja nüüd uuesti Flora päris kõrgelt juba selle tiimiga. Ja aga nüüd on Flora sellise mõnusa surve peale saanud, et on vastase väljaku poole peal ja natukene sellist ärevust on üleval küll. Sappinen! Henri Berg püüab. Olen väga sellist tüüpi mängija, kes liiga tihti väljaspoolt kasti tegelikult löögile läheb, et enamus väravaid siis jätke värava ette või kuskile ohtlikumasse tsooni. Nüüd mängivad teistmoodi Kalmõõkov, see on löögikoht. Kalmõõkov paneb madala. Berg jätab palli ette ja see on sees. Ai! Vilistatakse suluseis. Ja suluseisu lipp tõuseb, aga suluseis selge siin on ilmselt, kui videokohtunik nii kiiresti selle otsuse langetab. Värava ees Rauno Sappinen tõesti. Jah, Berki segas see Sappinen seal suluseisus. Võitlus käib, et Flora pressib kõrgelt, Kalju üritab jonnakalt oma mängustiili peale suruda ja ikka tulla selle lühikese sööduga. Aga ikka Flora tuleb, Alamaa vahetab äärt, Senjov. Senjovi löögikoht on, proovib Berki. Aga seekord Kalju kinnas võtab selle ära, Tambedu. Floral on seal kolm kaitsemängijat olemas siin korduses veel Senjovi, see kauglöögi üritus, Berg siin. Võidab selle palli tagasi vähemalt, aga nüüd Vaščuk kaotab selle ka ja kohe varjundi käes, kui sundist juttu. Vasakule äärel, kas leiab? Leiab Alamaa. Sööduga leiab. Sander Alamaa lööb! Kas jätku? Läheb üle otsajoone, aga Sander Alamaa latti. Alamaa lõpetab seda rünnakut, aga pall põrkab latist sinna joone peale meil just. Ja see ei käi, siin pole vaja mingit kontrolli siin ütleme telepildi alusel kohe ära, et väravat ei ole. Teravad silmad siit. Kas keegi jõuab järgi? Alamaa proovib ise. Proovis kavalalt, aga läheb. Ja läksin kavalalt tagumist posti otsima, aga mäng jätkub. Ivanov on ka püsti. Musoliitin. Nüüd on pall Flora kastis. Vaščuk. Löögikoht! Danil Maščenko. Näeme siit kordusest. Maščenko saab ilusalt kohalt lüüa, aga Floral jälle võimalust. Tovstik ujub läbi sealt. Nii, Kolobov. Kaitse unistus. Ja pall läheb Bergile. Ja, tuli ebaõnnestunud löök, et tahtis, et vaimu silmas kindlasti on näinud seda kuulsat Vincent Kompani väravat ja üritavad tihti sellist 0-0. 0-0 pärast seda kõike, mis siin toimunud on. No pigem Flora poolaeg. Flora toomidaga mängu alustati, nii et üritati teha vajalikud muudatused riietusruumi juttudega ilma, et korraks oli kõhklus sees, nüüd Kalju jätkub Tarasenkov. Väga osavalt Vaščukile ja sealt tõste Rommi siht. Pall teeb värava ette. Flora. No kas tõesti oli joone peal? Ja Vaščuk paneb sellise, otsustab vähe pehmema, kõrgema palli kasuks. Siht kerkib. Niivõrd kuivõrd, jah? Kolobov oli niisuguse muutuse, kas nad saavad loogilisemalt neid palle ründavatele mängijatele või mitte? Ja nüüd ohtlikult Floral pall. Lõikab sisse Kalmõõkov. Tovstik. Kas tuleb löök? Tuleb löök! Ja tuleb löök! No ikka tuleb ja tuleb otse sisse. Nikita Kalmõõkov! Või vabalt Sander Tovstik lööb imelise löögi. Aga väga korralik löök. Noored äärekaitsjad toimetavad. Üks söödab, teine lööb. Nii on. Berg saab jah näpu otsa vahel, aga löök on nii tugev, nii täpne. Sander Tovstik on see, kes sellesse mängu erinevuse toob. Ja saab siin Berg tegelikult enda otsa ka vaadata, et ei olnud nagu nii ilmvõimatu ülesanne seda palli tõrjuda ja no Sander Tovstik palliga. Alamaa. Kalmõõkov. Tagasi. Kalmõõkov leiab löögikoha, leiab! Ja see läheb postist natukene mööda. No jah, siin tundub, et Bergil. Senjov jah mängis tagasi, Kalmõõkov leiab endale ruumi vasaku jala peale ja Maščenko.
kas siht leiab paremalt midagi? Leiab. Bastian Männilaan! Kivila! Kivila! No, näeme siit kordadest, Rommi siht leiab ilusti üles seda. Väga hea tõrje. Ja nüüd Vaščuk. Kask on siin 2 korda väga head senderuse jalga näidanud, et väga mammut senderused pannud ja nüüd tuleb tema peale ka kõrge pall. Ja pall on Šapir Kivila jälle! No Kivila praegu hoiab vee peal Florat. Kahur Kivila! Paremat jalga ta hoiab. Näeme siit nüüd. Kahur Kivila tõrjetena. Ja seal on vaidlust ka. Flora rünnak jätkub, varsti saab 80 minut täis. Oi, Senjov, kohvile kõik. Senjov ei leia seda söötu. No olid kõik mehed kinni ja seda hästi tegi ääre peal ära, aga siis ei leidnud vaba valget särki kastis ülesse. Nüüd seest seda tehti. Siin veel Floralt 2 vahetust. Tristan Deveri ja Daniel Usta. Mängu tulevad. Väravat ka kirjas senimaani liigas on. Ja siit ohtlik madal pall. Orlov jääb sellega. Kastis nüüd hunnik mehi koos. Taaposti, seal ei ole kedagi. Seal nõutakse penaltit ja tulebki penalti. Tuleb penalti. Ei näitab värava eest. Värava lööki. Pikali pandud. Batista löök kohe. Madal. Kivila jälle. No Kivila toob alt nurgast ära ja läks kindlalt raami lööma mööda maad. Huvitaval kombel. Endad korda selles mängus. Proovis jah sinna taha veeretada seda. Kivila oli valmis selleks ka. Seitsmes üleminut tiksub vaikselt täis. Kuraksin veel võidab palli. Kuraksin. Daniel Kuraksin! No tahtis minna seda otsustama ära. Tollo. Ja see mäng on läbi. FC Flora